The entertainer ehk siis meelelautaja. Meloodia. Nüüd natukene sõrmestust ka. Alustage teise sõrmega ja siia kolmas ja pöial tuleb selle sõrme peale, see on kõige olulisem. Siit on juba lihtsam, võib alustada pöidlega. Nüüd siin on selline natukene keerukam sõrmestus. Neljandaga alustage ja pöial tuleb siia A-noodi peale tagasi tulles. Tuttav. Ja lõpus võite mängida kas pöidlaga alustades või siis mõne teise sõrmega alustades. Akordid. Ja vaatame nüüd korraks läbi koos bassiga. C-tuur, E-bassiga, F-tuur, A-bassiga, C-tuur G-bassiga, G7. Pange tähele, mis noodis siin on. G7-s on muidu 4 heli, aga me jätame selle ühe noodist mängimata. Nii, see oli nüüd esimesed taktid. Nüüd lähme edasi. Tuli F-tuur ja siis tuli meil E-bass, sellepärast, et me liigume siit F-ist D-sse. D7. Ja D7 nüüd on selline akord. Meil on siin D7-st terts, septim ja põhitoon. Et jällegi A-noodi jätame siit ära. Tuleb G7 uuesti, siin võib teha sellise bassikäigu. C-tuur E-bassiga, F-tuur A-bassiga, C G-bassiga, G7 ja C. Ja nüüd hakkab siit bass liikuma allapoole. C-tuur, bass-bassiga, C-tuur, F-tuur A-bassiga, F-moll as-bassiga, C-tuur G-bassiga, G7 ja C-tuur. Ja samad asjad panen nooti kirja ka.